Head kaasmaalased, kallis Londoni Eesti Selts, mul on siiras rõõm tervitada teid seltsi juubeli puhul. Tänu teile ja teie eelkäijatele on Londoni Eesti Selts tegutsenud järjepidevalt 100 aastat. See tähendab, et olete 100 aastat võõral maal eestlust hoidnud ja see on aidanud meil tunda end siin kui kodus. Olete 100 aastat kodust eemal Eesti kultuuri säilitanud, meie emakeelt, rahvatantsu ja laulu. Olete organiseerinud hulganisti kontserte, üritusi, nii vabariigi aastapäevi, emadepäevi, jaane, jõule, filmi ja raamatu õhtuid ning muid seltskondlikke koosviibimisi. Just selle koosviibimise pärast, sest üheskoos on alati parem. Aitäh, et hoiate Eestit oma südames. Aitäh, et tutvustate meie kodumaad Londonis. Palju õnne väärikasse ikka jõudmise puhul. Loodan, et teil jätkub jõudu ja indu edasi tegutsemiseks. Palju õnne, Londoni Eesti Selts! On imestamisväärne, et Londoni Eesti Selts tähistab sel suvel 100. aastapäeva. Londoni Eesti Selts on kaua olnud Londoni eestlaste keskpunktiks ja on 100 aastat alal hoidnud Eesti meelt, keelt ja kultuuri meie pealinnas. Inglismaa eestlaste ühingu nimel soovin Londoni Eesti Seltsile tähtsa sünnipäeva puhul õnne, jõudu ja energiat tulevikuks. Oleme tänulikud teile tehtud töö eest ja ootame veel palju põnevaid ja toredaid üritusi ning ettevõtmisi Londoni Eesti Seltsi poolt. Hoidke ikka edasi Eesti lippu kõrgel Londonis. Eestlased Inglismaal enne esimest maailmasõda suurem jagu elasid Ida-Londonis, kus oli ka palju leedulasi, juuti ja vasakpoolsed. Nende hulgas ka eestlasi. Ida Rikson oli siin maal enne esimest maailmasõda ja oli tähtis Londoni Eesti Seltsi asutaja ja elas edasi Londonis kuni suri 1962. aastal. 1922. aastal tuli Inglismaale saadik Oskar Kallas ja tema abikaasa soomlanna Aino, kes kirjutas huvitavad päevikud Londoni eestlaste elu kohta. Alguses olid Londoni Eesti Seltsi liikmed ainult kõrgema haridusega või rikkad ja tuntud. Oli väga raske astuda seltsi. Näiteks merelaevade omanikud said liikmeteks, aga tavaliselt meremehel oli raske, isegi mitte võimalik seltsi liikmeks saada. Teise maailmasõjas ajal oli juba lihtsam saada liikmeks. Näiteks mehed ja naised, kes olid tulnud Inglismaale natukene enne teist maailmasõda ja et nad tulid siia tööle ja õppima inglise keelt. Londoni Eesti Selts pidi tarvitama restorani kokku saamisteks Šveitsi klubi ja restorani 74 Charlotte Streetil Londonis. Seal läks ükskord midagi viltu. Eestlased omavahel kahtlesid ja viskasid tooli ühe teise peale. Peale seda oli ikka mõned vasakpoolsed. Üks naine katsus müüa kommunistlikud ajalehed, aga see ei läinud läbi. Eesti Hääl võitis. Peale seda tuli tuhanded eestlased Saksamaalt ja Londoni Eesti Seltsi liikmete arv tõusis, aga paljud läksid siis edasi Kanadasse, Austraaliasse ja mujal. Rohkem infot seltsi ajaloost saab leida Londoni Eesti Seltsi juhatusel. Seal on leida ka minu isa nimi, Arnold Ojasoo, kes oli 2 korda
Londoni Eesti Seltsi esimees. Ta oli ka pikaajaline liige enne teist maailmasõda kuni aasta 2002. Ma soovin Londoni Eesti Seltsile palju õnne ja veel 100 aastat. Tervitused Tartust! Peatselt oma 25-aastast sünnipäeva tähistav Eesti Kultuuriseltside ühendus tervitab 100-aastast Londoni Eesti Seltsi ja soovib edu Eesti kultuuri hoidmisel Inglismaal. Head kaasmaalased, ma tahan teid täna tervitada ja teid õnnitleda Londoni Eesti Seltsi 100. juubelil. Londoni Eesti Seltsi roll meie kogukonnas on olnud väga tähtis. Läbi aastate on nad hoidnud elavana meie keele, kultuuri ja ka Eesti meele. Tänasel sünnipäeval on meil põhjust mõelda kõikide nende peale, kes seda tööd on läbi aastate teinud. Me oleme tänulikud neile. Samas ma loodan, et tuleb ka meie kogukonnast uus põlvkond peale, kes selle töö üle võtab ja seda edasi viib, et meil oleks järgmised 100 aastat ka midagi, mis meile rõõmu tooks. Issand õnnistagu teid ja hoidku teid. Issand laske oma pale paista teie peale ja olgu teile armuline. Issand tõstku oma pale teie üle ja andku teile oma rahu. Kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Palju õnne! Palju õnne Eesti Seltsile 100 aasta juubeli puhul jõuda ja edaspidiseks soovib Londonist Ida Lemsalu ja Eesti abistamise komitee. Hea Londoni Eesti Selts, südamlikud õnnesoovid teile 100. aastapäeva puhul Tšehhi Eesti klubi poolt. Mul on olnud õnne kohtuda teie seltsiga Londoni Eesti majas mitmel korral. Esimest korda 1993, kui õppisin LSI-s, tookord kohtusin siis tantsukuru proua Aili Estratiga, kes tutvustas mulle lahkelt Londoni Eesti Seltsi ja selle tegevust. Oli siis kutsutud ka seltsi korraldatud Eesti Vabariigi aastapäevale ja koosviibimisele. Mäletan, et proua Aili Estrat õppis tookord isegi ära akordionimängu, et esinemisel saata rahvatantsijaid. Mälupilti on jäänud ka legendaarse August Tormale pühendatud mälestustahvel Les majas. Kohtumisi Eesti kogukonnaga Londonis on olnud ka hiljem, nagu näiteks seoses grandiuuringutega, intervjuude tegemised ja hiljem siis ka tutvusin paljude seltsiliikmetega, tookord oli lahkelt valmis esineja abistama Evelin Siilak-Sennet, Adeliis Peermanile abistamise kommentas saadan samuti palavad tervitused, suur tänu igasuguse abi ja toe eest. Noor tantsujuht Marje Remmet, kes pani Londonis aluse noorte tantsugrupile Estonian Folks, kutsus mind andma edasi oma teadmisi tantsualustest ja meetoditest Londoni Eesti Seltsis, mida ma ka tegin. Suhted Tšehhi Eesti klubiga on Londoni Eesti Seltsil olnud kahepoolsed. Kutsusin Tšehhi Eesti klubi korraldatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud Eesti päevadele Praha Muusikaakadeemias esinema ka Londoni Eesti Seltsi esindajad. Esimees Evelin Siilak-Senneti ja kontserdil esitasid soolotantse Marje ja Madis Mikk-Remmetid ning Marje tegi veel lisaks rahvatantsu töötubasid akadeemias. Viimati 2019. aastal kohtusin teie seltsi liikmetega Hispaania Fuengirola rahvusvahelisel kultuurifestivalil, kuhu olin kutsutud korraldama töötubasid. Seal kohtusin ka tänase Londoni Eesti Seltsi tegusa esinaise Tiia Avastuga. Eesti esindamine õnnestus tänu Londoni eestlaskonna oskuslikule tegutsemise suurepäraselt. Hea Londoni Eesti kogukond, armas Tiia. Meilgi käivad Tšehhi Eesti klubis 30. juubeli ettevalmistused. Kõik see nõuab palju energiat, pühendumist, eriti praegusel raskel ajal. Jätkugu teile rohujuure tasandil Eesti asja vedamisel jõudu ja jaksu.
elagu Londoni Eesti Selts ja Eesti kogukond. Tervitustega Prahast. Üksi on üksik, kaksi on kaksik, seltsis on segasem. Soovin Londoni Eesti Seltsile veel pikaaegset helinat, nii nagu järgmises tantsus heliseb kuljus. Armas Eesti Selts, palju õnne teile sellel suurel tähtpäeval. Tantsupeo muuseumil on rõõm teile ju teada anda, et minu käes on üks väga väärtuslik ese, mida just me oleme saanud just Londoni poole pealt. See on Aili Eistrati pottmüts, mis tegelikult on kuulunud Ullo Toomile ja Ullo Toomi vanaemale. Ullo Toomi sündis ise 1902. aastal. Aga kui me arvestame nüüd, millal siis see pottmüts sai oma alguse, see tähendab, et kusagil 1850. aastate paiku. See on meie muuseumi üks tähtsamaid ja rariteetsemaid esemeid. Täname väga selle au eest, et seda me saame hoida. Londoni Eesti Selts on hoidnud tantsu, laulu, kõike kultuuripärandit, mis on seotud Eestiga. Meie hoiame jälle teie antud asja ja püüame olla teiega ühes mõttes. Olgu teil neid järgmisi aastaid sadu, veel palju toredaid. Palju õnne veel kord Tantsupeo muuseumi poolt. Tere! Minu nimi on Kimberly. Olen muusik, helilooja ja muusikaõpetaja. Praegu elan Eesti väiksemas linnas Muisukülas. Aga tahtsin jagada lugu oma kasvatusest. Mäletan, kui olin laps. Jooksin läbi Eesti maja koridoride. Kuigi ma ei osanud nii palju rääkida, aga õppisin kuulemise kaudu palju keelt. See arenes mulle välja lihtsalt laulude, tantsude õppimise ja lõpuks esinemisiga. Selline kogemus poleks mind viinud sinna, kus ma praegu olen. Neiukkusin noorukuse keskergolla, jalala, kergojal kätski lasen pallagi. Noorukkusid nõrgakõsa keskergolla, jalala, kergojal kätski lasen pallagi. Korokko kokku kolmotinga keskergolla, jalala, kergojal kätski. Seega tahan tänada Londoni Eesti ühiskonda, et Eesti kultuurielus hoidmise eest. See on väga tähtis ja oluline, siis aitäh teile ja loodan, et teil on toredad pidustused. Aitäh ja nägemist! And for the English-speaking people out there, hello, my name is Kimberly. I am a musician, composer / producer and a music teacher here in Estonia, where I'm living, in Estonia's smallest city, which compared to England is very, it's a different tempo. And right now I am enjoying
the nature and the quiet of this place. But while we're here, I wanted to share a story about my upbringing back in London. I remember how I used to run around in the corridors of the Estonian house, and I would always hear Estonians just speaking the language. And even though I couldn't speak much back then, and for many years, I learned so much through listening. That allowed me to develop my singing and dancing skills, which eventually led me to doing performances. So with that experience that I had, that very valuable experience, I wouldn't be where I am right now without it. So I just wanted to thank the London Estonian Society for just existing, keeping the Estonian culture alive. So thank you, and I hope that you have a lovely evening, party, celebrations, and until the next time, goodbye. Keegi kolmas ilmud on me vahele, tunnen sinu huultelt ma tema tervitus. Keegi neljas ilmud on me vahele, tunnen sinu kätes ma tema tervitus. vaikne ja soe.
sinu hingus on see. Ma sind mäletan veel, kaugeneb naer, põgeneb laev, leiavad sind ühel kunagi koos kinos vaadatud maal. Meenuta, vaikides naerata endale, kui sa end leiad peeglist sinu häält. Tahaksin kuulata huultele suudelda. Kusagil seal, kus nüüd olema pead, püüad sa raadiost leida neid viise, mis kõlavad siin. Sa loobusid nii, et me vahel on piir. Valgetest tellistest lõputu sein lahutab meid. Meenuta, vaikides naerata endale, kui sa end leiad peeglist sinu häält. Tahaksin kuulata huultele suudelda. Vaikides naerata endale, kui sa